Head võrkpallisõbrad, tere tulemast alustama uut hooaega, oleme Paides E-Piima spordihallis ja vastamisi lähevad siis Järvamaa võrkpalliklubi ja Pärnu meeskond. Tänast mängu kommenteerivad Priit Värk ehk mina, kes olen asjaarmastaja, ja peagi ühineb minuga ka Rait Pihelgas, kes on ka harrastaja tasemel ka ise mängija. Ja tegemist on siis Schenkerliiga selle hooaja esimese mänguga, toimub ta siis E-Piima spordihallis ja tõenäoliselt siin Delfi ülekandes ei olnud seda näha, aga varasemalt siis toimus Paidel omaselt suur show, et pool tundi varem alustas noortebänd siin muusikaga, saalis on kuskil 300 mängijat, vabandust, mitte 300 mängijat, vaid publikum on kuskil 300 inimest, nii et nagu näha on siis sarnaselt eelmisele hooajale on meil kõvasti inimesi. Aga nüüd meeskondade juurde. Nagu te näete, siis on Pärnu meeskond tulemas platsile. Pärnul on see hooaeg ka superkarikos läbitud ja tuldi suurepärasele või mitte nii suurepärasele hõbedale. Nii, aga minuga on ühinenud nüüd ka Rait Pihelgas. Tere, head võrkpallisõbrad! Nii, Rait, kohe tuleb Järvamaa meeskond platsile, et teatavasti on uued mehed ja kohe esimesena tulebki Mesila, et kuidas sa kommenteerid? Vana hea Pärnu poiss, et kibeda hea randmega. Jah, et infoks siis ka siin televaatajatele, et täna on niisugune erakorraline seis, kus Alo Lengert, meeskonna ainus libero, sai siin loetud päevad tagasi korralikult vigastada ja täna mängib liberot, nagu te näete, siis vanameister Kristjan Õuekallas. Et eks ta olukorra keeruliseks teeb. See on päris huvitav Õuekat näha nii-öelda libero koha peal. Jah, et kahjuks on selline olukord, et eelmine aasta oli Alo Lengert ja siis oli ka Urmas Piik täitis libero rolli, aga Urmas Piik siin tervislikel põhjustel pidi nii-öelda võrkpallile kriipsu alla tõmbama ja enam Piiki meeskonnas ei ole. Ja ühe liberoga toimetab ära meeskond ja Alo Lengert peaks prognooside järgi olema circa 1,5 kuud väljas. Aga nii, mäng läheb kohe lahti, Järvamaa meeskond servimas ja alustab seda siis Vantsi. Seda korda siis vendadest noorem Keiro Vantsi. Aga Pärnul on ka ju uuenenud sats, et Pritsa. Ma veidi kilinesin ja jõudnud eeltööd teha nii kõvasti, et aga... Jah, et kohe jõuame ka käia peagi läbi Pärnu meeskonna, aga vaatame nüüd mängu. Tõste Pärnu poolt rünnak ja esimene punkt tuleb ka Pärnule. Muidugi eks esimene mäng ole ka meile raske, et ega uus võistkond paljuski ja Pärnu ikkagi eelmine meister, et kindlasti tuumik on ju samaks jäänud Pärnule ja Keel servimas. Ja nii, servi viga. Nii. Mirko Vantsi servimas meie poole peal. Hea meil muidugi näha, et saalis on palju rahvast, et esimese hooaja mängu peale, et võrkpallisõbrad on leidnud ikkagi Paid üles, aga meie poolt taaskord, mitte taaskord, vaid esimene servi viga, nii et vahetatakse viisakusi. Jah, kui nagu näete, siis hetkel kui Raasik läheb servima, aga teiselt pool võrku on siis Paide meeskonnas ka noortekoondise mängija Orutar, kes on kõigest 17-aastane. Orutar võttis vastu, tõste ja Mesilalt rünnak ja tuleb punkt. Mesila esimene punkt siis Järvamaa meeskonna ridades ja Järvamaa meeskonnas siis on lahkunud Siim Põlluäär, kes oli diagonaalne mängija ja Reimo Kuri tempona on ka meeskonnast lahkunud. Seetõttu on toimunud ka siis teatud vahetusi. Riimägi ja Pärnu poolt tuleb rünnak ja punkt. Pulk on endiselt hea muidugi. Kahju, et Pulk ei mänginud EM-i, et pidas tähtsamaks õpinguid, aga nagu näha, et sportlik vorm on hea, aga minu meelest on ka täna siin vendade duell. Et peaks olema Pärnu libero number 5. On meil ka Mesila peaks olema. Et nii palju kui ma mäletan, aga nii meie poolt plokk. Orutar ründab, aga plokki ja
noorel mängumehel jäi punkt saamata. Skoor 2-4, Järva meeskond taga. Nii, ja Tanel Tamar Nassar läheb siis servima. Keiro Tõste Mesila ründab ja taas kahene plokk kahene ees. kõrge plokk ees ja Et mängu raske. Ei ole lihtne olnud jah, et nii praegu Mesilal kui Orutaril, et korralik plokk, et mängu loeti hästi. Pärnu tugevus kindlasti on täna plokk, et mõlemad tempod on kogenud ja pikad mängijad ees. Ikkagi meil on võrreldes Pärnuga ikkagi suhteliselt lühike sats. Nii, Mesila ründab, Pärnu saab küll... Nii ja läksid koos lööma, meie õnn. Oli meil õnne, et Mesila rünnak ei olnud küll tugev, aga Tamar Nassari vastuvõtt ei olnud kõige õnnestunum, läks võrku ja küll päästeti, aga sealt ei tulnud korralikku rünnakut. -2 Järvamaale ja Mesila saab minna täna esimest korda servima. Pärnu korralik käest keel tõstab ja tuleb rünnak. Esimene tempo ilusti töötab. Kuus 3. Nii, tugev serv outi ja meie punkt. Praegu ikkagi game'i alguses on mõlemad pooled ikkagi mõlemad serviga eksinud. On ka mõned löögivead. Nii ja meie poolt läheb siis number 16 ja see on uus mängija. Orutar, jah. Noor Orutar, noortekoondise mängija. 17-aastane. Aga ebaõnnestub mäng. Et praegu Orutar on jah Audenteses ja küll hooaja eeldelt arvati, et hakkab pigem farmklubis siis esiliigas mängima Järva meeskonna eest, aga kohe näha, et esimeses mängus väljakul ja platsile. See on muidugi hea, et noored saavad kogemust, et kui tahtmist on ja... Vastuvõtt on raske meil. Nii, ja esimene tehniline tainot Pärnul 8-4. Ja nüüd väike reklaamipaus. Unibetis saad aastas vaadata enam kui 30 000 mängu otseülekannet, seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Lisaks anname uutele mängijatele kuni 100 eurot boonust ja tasuta keerutusi. Unibet, mängijatelt mängijatele. Kredit24 toetab Eesti võrkpalli. Nii siis esimene tehniline taimot nähtud. Televaatelt reklaam meil tantsutüdrukud. Ja läheb siis servima Lepik. Peab vabandama, et volle.eel kahjuks ei ole numbreid ja nimes omavahel üleval ainult sünniaastate järgi, nii et väga keeruline on kohati. Samuti pole protokoll veel meieni jõudnud, et loodetavasti mängu jooksul muutub vähe osavamaks. Nii, Kristjan Õuekallas. Nii, võrgu viga. Usun, et enamus võrkpallisõprud jäävad, et alates siis sellest hooajast on taas keelatud võrgus olla. Et aastaid sai siin mängitud nii, et ainult Rossist allapoole ei võinud olla. Võisid olla võrgus ja Rossis ei võinud olla. Et nüüd siin on tagasi klassikalised reeglid. Eks ta muudab natukene seda mängu põnevamaks, aga kahjuks ei ole meil challenge'i võimalus Eesti 100 liigas, see oleks ka muidugi huvitav, nii et... Jah. Nii ja väga võitus ja ikka võeti võrk äkki ära. Meeskonnast veel nii palju, et see aasta oleme juba ära maininud, et on Mesila, Karlis Mesila, kes tuli Rakvere poole pealt ja tegelikult meie saarlane siis läks, diagonaalmängija läks sinna. Orutar sai ka ära märgitud ja uutest mängijatest on veel Martin Ruul, kes on tegelikult varem Tartu ridadest tulnud ka Eesti meistriks, aga eelmise hooaja jättis vigastuse tõttu vahele. Nii. Seega on lootust, et on
korralik täiendus meie võistkonnale, kuigi ma ei tea, kas sa pikkusi näed, on ju, aga tundub ikkagi, et pikkuse poolest on suhteliselt lühike sats meil see aasta. Jah, et pikkusega ei saa siin hõisata, et küll on meie eelmise hooaja siis plokikuningas Priimägi endiselt meil alles. Nii ja Mesila poolt ilus löök ja läbi õnne saime punkti. Et ega Priimägi ongi meeskonna pikem 201 sentimeetriga. Kas ka kõige vanem vist ei ole, et vanemad mehed on veel pingil veel. Ja taas kord servi viga, see on olnud minu meelest 4 lausa. Et mõlema poole pealt ikkagi, aga seis on meie jaoks poolt vaatub 6-11, nii et raskelt on see esimene game alanud siin. Nii tuleb planeeriv serv. Ei ole, hüppelt ikka. Serv ja sees pall. Ikkagi sees pall. 12-6. Praegu on Pärnu näidanud, et meistermeeskonnana pole oma latti allapoole lastud. No muidugi valitseva Eesti meistri vastu esimest hooaja mängu mängida on niisugune kõva, aga out seekord, aga ta on kindlasti annab hooajaks niisuguse hea särtsu sisse, et ei ole midagi lihtsat ega ka muidugi Eesti meistriliiga võrkpallis on ikkagi suhteliselt ühtlased satsid ka, et jah, nii, Tammemaa platsilt ära nüüd ja Keiro Vantsi läheb taas servima. Nii, tugev serv, Pärnu saab korralikult kätte, Keel tõstab rünnak, aga nüüd Priimägi näitab, et Priimägi Mesile plokk. Et plokk töötab. Et jah, eelmine aasta Mesila mängis Rakvere ridades ja siin hallis näitas ta paar päris korralikku partiid. Kui siin teadjamad mehed on maininud, et Mesila mureks on see, et ta pisut on ebastabiilne. Nii, aga Keiro Vantsi taas. Pärnu saab kätte, Keelit tõste, pulk. Pärnu taas rünnak, Õue Kallas, aga võrgus oli. Hakkab tulema mängu see, et on ikkagi harjutud sellega, et on alt võib võrgus olla ja enam see lubatud pole, tegelikult oli täitsa mängitav pall see. Aga Keel siis servimas. Nii ja Priimägi kaval annitus ploki taha, et natuke tõste jäi lühikeseks ja kaugele võrgust, aga Priimägi oma kogemusega, et hästi mängitud. Nii, ja skoor 9-13 -4, et siin 2 punkti saanud ära oma jutti ja ka publik on seejärel natukene elavdunud. Nii, seda korda siis Virko Vantsi, aga eksib. Et Virkol on tugev serv, aga selle niisugune paha pool on see, et ta korduvalt kipub ka eksima. Nii ja Pärnu tugev serv, et Oruter, tõste, Priimägi ja tuleb punkt. Seda oli vaja praegu. 10-14. Ja teadmiseks, et see hooaeg siis Schenker-liigas on... Ei ole Schenker-liiga, on meil 100 liiga. 100 liiga, jah. Ka liiga nimi on muutunud, aga siis on 13 meeskonda, 6 Eestit, 6 Lätist ja seda korda ka 1 meeskond Leedust. Nii planeeriv Priimäe poolt Tamar Nasser esimeses tempost ja natuke liiga lihtne serv, et aga see liiga nimetuse muutus on jah, natukene võib-olla kommentaatorite keeruline, aga samas on meil kõigil jälle võimalus panust panna liiga arengusse ja 100 toetajad, kes vähemalt annaksid 1000 eurot on eesmärk kokku saada vähemalt. Nii et Priit, loodan, et sinagi annad oma panuse. Ja, seda loodan ka mina. Nii, aga jälle natuke kehvalt käes ja Mesila lööb. Aga ei. Need pallid peaks, ise ütlen, et täpselt nii nagu Eesti koondise mängi sellel suvelgi vaadata oli, või sügisel tegelikult, et niisugused rasked pallid, et tuleks ikkagi mängu jätta, et ütleme Eesti koondise Gretu peatreeneri poolt, see oli nagu tark otsuse näites tegelikult, et parem pall mängu jätta, kui seda jõuga sinna plokki lüüa, et praegu täpselt sama Mesila, et ta nägi, et 2 plokk on, et oleks võinud rahulikult lasta siin 4 peale, et see pole läinud. Jah, tehnilise time-outil 16-10 ja praegu näete siis endiselt meie tantsutüdrukuid, kes siin koosnevad nii Ambla kui Paide tüdrukutest.
oleme 2 peale kokku pannud ühe satsi. Jah. Ja siis teadmiseks, et homme läheb liiga edasi, Järva meeskond siis sõidab Tallinnasse TTÜ-le külla. Et eks ta nii-öelda underdogi rollis taas Järvamaa on, aga hooaja eelsed mängud näitasid, et TTÜ-ga olid võrdsed mängud. Üks mäng võideti, teine jäi viiki. Teatavasti siis nii-öelda hooaja eelsed mängud siis ei mängita alati lõpuni võidu peale. Aga olukorra on teinud raskeks see, et siin jootub päevad tagasi Alo Lengert siis sai vigastada. Nii siis, Tamar Nassar planeeriv serv, natukene kaugelt käest, aga... Orutar, aga taas Pärnul jääb võimatus. Tõste, Pulk läheb ründama, plokis saame kätte palli. Keiro tõstab, Orutar taas ründab, aga ei saa korralikku rünnakut kätte. Nii, ka Pärnul ei õnnestu, aga... Oi. Nüüd tuli see Pulga ajadus välja, tegelikult oli Pulga tõstale ka suhteliselt taha jäi, aga suutis sealt nii-öelda ploki vahelt kuidagi kesktsooni väljakul ära anda ja meil ei õnnestunud üles, et tegelikult oli lihtne mäng ja võib-olla siin ongi see koht, et täna Alost natuke puudus, et ei ole õuekaldal sellel positsiooniga lihtne, aga taaskord siis planeeriv serv. Nassarilt saame kätte rünnak ja õnneks oli out. Ruul ründab, plokk oli küll korralikult ees, aga jah, tõesti, plokist outi. -6 Järvamaale. Mesile läheb servima. Nii ja me ei oska öelda mitmes servivigasid küll oli, aga neid on palju. Jah, servivigu on täna tõesti palju tulnud. Nii, Pulk servimas. Tuleb võrgust, saame palli kätte, tõste, Orutar ründab ja tuleb punkt ja noor mees on ka ise väga õnnelik, et esimest korda õnnestub siis rünnak. Nii, ja Orutar saab ka minna kohe servima. Nii, ja tugev jällegi mõlemad Orutar on Evkin 2 korda servil, et nüüd ei natuke pall liiga ette ja ei saanud lüüa, aga... Nii, skoor 19-12, Pärnu juhtimas ja Pärnu poole pealt läheb siis Lepik servima. Taavet Lepik, noor mees, 22 aastat vanust, tugev serv, tõste, aga ei saa korralikult palli kätte ja ei õnnestunud palliga üle võrgu saada ja 20-12, et see game on seda korda läinud. Nii, ja Villi Vantsi peatreenerina võtab ka siin kiire time-out'i. Eks näha ole, kas pingi pealt on tulemas ka uusi mehi platsile, kui peab tunnistama, et... No meil on praegu ikka natuke on see, et ütleme, Pärnu on serviga, on stabiilsem, üks teine ikkagi tugevam servi ja vastuvõtuga hädas ikkagi hetkel näha on, et tegelikult korralikku tõstet eelviimane punkt sai mängida niimoodi, et aga see on praegu see mureks, aga eks ta on see ka klassi vaheks, me peame arvestama seda, et ikkagi valitseva Eesti meistriga on tegemist. Jah, et pingilt on siis vanameister Ilmar Mõtus diagonaalina, aga praegu on tal pikad dressib seljas ja ei ole näha, et ta oleks platsile tulemas. Või on saal külm? Pole ka välistatud see. Ja Karl Lilles on meil pingi peal olemas. Nii, Lepik taas, tugev serv, saame kätte. Keiro Antsi tõste, aga ebaõnnestub. Mesilas toimetab palli üle, nüüd tuleb Pärnu rünnak. Ja Raadik kaese ploki vastu. Ei mingit probleemi. 21-12. Aga praegu on näha jah, et meie meeskonnal see koostöö ikka logiseb, et... Natuke liimist lahti ka, esimene game, et võib-olla kerge aukärtus meeskonna ees. Aga alles esimene game. Nii, Lepik taas. Pikalt saab servida. Tõste, Virko Vantsi, kahene plokk ees, aga suudab läbi ploki lüüa ja tuua punkti. 13-21.
Niisiis ja meie poolt on servimas siis Priit. Taavi Sadam. Vabandust, Ruul. On ka meile see esimene kord sellel hooajal, nii et nii, aga Pärnu poole pealt läheb Tammemaa meeskonna pikim mängija siis servima. 22-13. Virko Vantsi ründab, kahene plokk, pall tagasi meie poole peal, Kristjan Õuekaalas tõstab, Virko saab taas rünnata, aga seda kolmene plokk ja nüüd kukub pall ära oma platsi poolele. 23-13. Tammemaa jätkab servimist. serv oli ilusti käes, aga tõste ei olnud päris see ja ei olnud Virgol kuhugil ka teda lüüa, et natukene ka side praegu meil on ebakindel. Ja Villi Vantsi võtab taas väikse mõttepausi. Siin kiire kõrvalpõikena siis, kuna tõenäoliselt on palju siin Järvamaa inimesi üle vaatamas, et täna siis Paide linnameeskond mängis Pärnu linnameeskonnaga jalgpalli ja seal tuli Paidele võit 1-0. 86. minutil siis Tomson lõi selle värava ja see tähendab seda, et Eesti meistriliigas jätkab järgmisel aastal ka jätkuvalt siis ka Paide linnameeskond, siis juba 7. hooaega jutti. Nii, aga kiire mõttepaus on läbi, mehed tulevad tagasi platsile ja Pärnu poole pealt siis Tammemaa jätkab servimist. Ja siis tuleb taas hüppelt serv. On natuke raskustega. Tõste Virko ise ründab ja tuleb punkt. Ilus punkt, et oli raskusi palli vastuvõtmisel. Suur soov oli see pall maha müüa, oli näha, tegelikult oli raskes positsioonis ja hästi löödud pall. Nii, Keero Vantsi servimas. Nii. Vastuvõtku olemas, Keel tõstab, Lepik ründab, saame kätte palli. Meie rünnak Virko Vantsi ja üritab anitada ja tuleb punkt. No see on see täpselt, millest me ennem rääkisime, et kui ei ole tõste päris hea, praegu targalt mängitud ja Pärnu mängis ilusti ka paipi, aga ei läinud läbi. Aga timeoutist oli kasu, nii et treeneri 2 punkti. Virgo Vanti taas servil. Nii, Keiro. Lepiks võtab vastu, Keel tõstab, Raadik anitab, aga ei õnnestu palli maha lüüa. Nüüd meie poolt Mesila, aga ei olnud ka tõste kõige parem. Aga peab tunnistama, et Mesilal siin esimesed näitavad, et kui tõste pisut ebaõnnestub, siis selle palli üle võrgu toimetamisega on probleeme. Ja mina ütlen, et läheb ikka jõuga, et ma mõtlen nii nagu ennem Virgo Vantsi vaikselt üle leidis koha, aga uuesti nüüd esimest tempot mängime, tuleb tagasi ja Vantsi lööb maha. Sind või? 16-24. Niisiis, oleme game'i lõpus päris mitu magusat punkti saanud, ju lausa 4 punkti järjest meile. Virgo Vantsi. Pärnu saab kätte, Keel tõstab, tempo ründab. Õuekalla sõidab pikali. Tõste Sadam ründab, plokk eest, taas saab Järvamaa rünnata. Tõste nüüd Mesila. Ja jälle läks jõuga lööma ja vist isegi mitte plokki, vaid trossi tundus. Tõste jäi lühikeseks ja sealt oleks pidanud nägema, et ei saa sellisena. Aga nii siis esimene game. 25-16 ja nüüd läheme kiirele kommertsseadete vaatamisele. Ma olen alati öelnud, et sa oled see, mida sa sööd. Huvitav, miks need minu salatid küll alati nii ilusad, värskusest pakatavad ja maitsvad on? Olivia, puhtalt kodumaine rapsiõli. Kas sa paned kohe 2 korda päevas või? Ei, ma panen ikka mitu korda päevas. Premium 7. Tangid meil, toetad Eesti võrkpalli. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. ABC Rente.
Eesti võrkpalli toetab zone.ee. Sparta teadlikule tegijale. Uus Škoda Superb ei ole facelift, see on uuesti sünd. Uus Škoda Superb kasvas kõiges, välja arvatud hinnas. Uus Škoda Superb on kohal hinnaga alates 17 990 eurot. Škoda, simply clever. Nüüd on pannipitsa aeg. Telli pitsa kodulehelt www.pizzakiosk.ee. Ja tere tulemast tagasi spordihalli, kommertsteated vaadatud, soovitati siis Paide pitsat süüa, sõita Škoda Superbiga, mõistlikud soovitused. Mina seda teen, tehke teiegi, aga nagu te näete, siis toimus on joonejooks. Et sarnaselt eelmisele hooajale siis Paide spordiklubide esindajad panevad oma noored võistlema siia, mis toimub terve hooaja keskel. Ja siin on tuletõrjujad, korvpallurid, võrkpallurid ja siis jalgpallurite esindajad. Nii, kahjuks on noormehe nime võlgu, kes tuli võitjaks, aga igatahes meelejahutus jagub siin hulgaliselt. Meeskonna poole pealt siis veel nii palju, et kui Urmas Piigist rääkisime, siis Margus Piik, vanem vend on endiselt meeskonna nimekirjas olemas, aga seekord siis pingi peale pole tulnud, et mängib see aasta rohkem esiliiga meeskonna eest. Ja vanameistritest siis nagu näete Õue Kallas täna libera rollis, et eks Kristjaniga on see asi, et see hooaeg on tal ka pisut teistsugune roll, et mitte ainult mängumehena, vaid ka siis meeskonnas abitreenerina toimetab, et meeskond siis treenib nii Tallinnas kui Paides ja siis Tallinna treeninguid aitab siis Kristjan läbi viia. See on muidugi hea uudis, et kurbaks see, et üldse poleks võistkonnaga liitunud, aga õnneks on mängumees ja tulevikus ma ikkagi eeldan näha Õuakat ikkagi vähemalt Eestis peatreeneri rolli mängivad. Nii-öelda. Hea treener, see on pika kogemustega ka, et meil igati kasutab põhitala ka meil võistkonnas võib öelda. Jah, et see on vist võrkpallisõprad on teada tuntud, et peaga mängija Õue Kallas. Nii, aga 0-0, ja Viik ja Marti Keel läheb servima. Marti Keel on muidugi väga hea tugev serv, et Tauvo Keel on teda selles osas treeninud külmanärviga poisse, et on pandud korduvalt tähtsatel kord 24-24 mängu noore poisina ja servina, et sealt tuleb ühesuguse pauga kogu aeg. Nii, ja tuleb tugev serv, Õue Kallas saab kätte, korralikult tõste, Virko Vantsi ja tuleb 1-0. Esimest korda tänase päeva jooksul siis on Järvamaa läinud juhtima. Hoiame seisu. Jah, eks ma loodan seda sama, aga... Ja ju suur jalgpallisõber, et 1-0 on väga hea seismine hoida. Jah, et täna jalgpallis sai Pärnule tuul alla tehtud, eks näha ole, kuidas nüüd võrkpallilahing lõpeb. Nii, esimest tempot mängib Pärnu. Serv on paremini käes, aga... 1-1. Ja vist oli Raadik, kes lõi selle. Raadik lõi, jah. Raadik peaks olema Pärnu meeskonna kapten. Oli aastaid kinkuse ilastustega, nüüd on 2 hooaega praktiliselt terve on. Näha, et lõinud oma rütmi üles. No eks vana mees ka juba 29. Aga saame palli kätte, Keiro Vantsi, Mesila ja oli õnne, et ei olnud kõige parem tõste just, aga läks õrnat plokki lööma ja plokist läks see pall auti siis, et... Saan aru, et poisid kuulavad ka paralleelselt meie ülekannet, et meie nõuanded on kuulda võetud, et rasket ei pea lööma tugevalt. Või siis peatreener Vantsi on siin ühe kõrvaga kuulab meie kommentaare, aga Priimägi läks planeerivat pallingut lööma ja eksis. Kuigi möödunud hooajal Priimägi korduvalt näitas, et siin planeeriva pallinguga tõi mitu punkti ka jutti. Ja Tamas Nassar siis servimas. On seda planeeriv serv samamoodi nagu
ja ei olnud käes hästi, et nii esimene tempo tõstab Pärnul ja Pulk siis Pulk. võrgust läks iseenesest. Tammemäe tõstis ja tõsta jäi lühikeseks, aga ikkagi meie poole pealt tuli alt võrguski. Et ma ütlen, et see muutus ikkagi oluliselt Pipsi punkti mängus ära, et aastane harjutud mängima ikka sellega, et võid alt võrgus olla. Ja tehnilist praaki täna on hulgaliselt olnud. Nii, aga Nassar jätkab servimist. Keero-Antsi tõstab aga Pärnu päästab. Nii, Pulk. Ja tuli punkt taas. Jah, keeruline, aga oleme ausad, kui sul on meeskonnas suke mees nagu Pulk, siis kui palju üleval on, siis ta leiab ka selle koha. Mängumehe poolest on mul kahju, et ta ikkagi välisliigas mängija. Täna ikkagi kõik noored on välja jõudnud, aga Pulk on Eestis, aga samas jälle Eesti liiga tugevam. Oi, ja Virkov Antsi siin pehmed sõrmed, et näha on ka, et Mesile läks natukene siin lohutama poissi, et see oli küll nüüd ebaõnnestunud. Ei ole keeruline serv, aga ei saa. Nii nagu sa enne mõtlesid, et planeeri serv mängib, aga ei saa kätte. Et ei ole tugev, aga piisavalt keeruline, et ilusti kätte ei saa. Ja skoor 5-2. Pärnu juhtimas. Paistab, et Villi Vantsi siin võttis väikse mõttepausi, et küll meestele palju ei seleta. Pigem vist selleks, et mehed rahuneksid maha ja saaksid geimi alguse krambist üle. Pärnu meeskond tuli tagasi platsile. Ja tuli ka Järvamaa. Sa oled kursis, et Kõresaar vist käis minu mõnest ka kerge lopil, et kuidas suhenduse teeb algkoossust ja Pärnu poole peal pole, aga ja meil on meeskond võrku juures, et oli hirm, et me ei saa üldse mängida. Ei, ausalt öeldes täpsemalt ei tea, aga hea, et ta saalis on olemas tõesti, et platsil täna pole veel käinud. Keero-Antsi tõste, Sadam ründab, Pärnu saab kätte, Keel. Lepik lükkab üle, Mesile, Keiro-Antsi, taas Sadam, blokkees, Järvamaa saab taas rünnata, Keiro-Antsi tõstab, Sadam ründab, Pärnu saab palli kätte, Lepik lükkab palli üle, Järvamaal 4. kord võimalik rünnata, Keiro-Antsi tagant tuleb, Virkov-Antsi blokkees, jälle Järvamaa. Pärnu, nüüd on Pärnu võimalus rünnata, tempo ründab, Tammemaa saab Järvamaa kätte, pikk pallivahetus. Tammemaa tõstab, Pulk ja väga pikk vahetus segadus oli, aga ilus pallimäng. Jah, tõesti. Aga meil viimament jäi nüüd ikkagi täiesti koht üldse, praktiliselt tugevalt seal lüüa. Jah, 6 pealt tuli ka Virko keskelt korraks, aga ei olnud. Jah, et väga hästi mängib. Nii, aga uuesti Tamannas tuli serv ja planeerib ja kõik korrad otsib ikkagi Virko-Vansit. Nüüd Mesi oli ilusti joont ära, et oli ilusti ees ja 3-6. ühese plokki vastu natuke lihtsam kui lüüa. Aga õnneks on see, et meestel on tahtmist on, et ei ole päris pea norgu läinud. Tõenäoliselt ei ole põhjust, kuigi ei möödunud ajal sai Pärnult ka küll mitte võidetud, aga punkt näpistatud siin 2-3 mänguga, et ütleme nii, et kui täna suudaks ka punkti näpistada, oleks see suurepärane. Nii, ja Sadam. Kõik hakkas Mesile väga heast servist või siis Pärnu meeste kehvast vastuvõtust. Aga ilus punkt ja seis on meie poolt 4-6 ja loodame, et täna ühe võiks ikkagi ära näpistada, see annaks üks hea tunde hooajale vastu minna. Loomulikult, meist. Mesile hüppab serv. Pulk võtab vastu, Keel tõstab. Lepik. Nii, aga Pulk ründab ja täna esimest korda saadi vist Pulga rünnakule ka plokk ette, mis tõi punkti Järvamaale. Nii et loodetavasti oli mehe enesekindlusega nüüd kõikuma. Sa Saarlast nii lihtsalt ikka rivist välja ei löö. No, eks näis. Nii, Mesile. Hüppelt serv, tugev serv. Lepik saab käed alla. Keel tõstab, Pulk ründab, taas plokk ees. Pärnu saab uue rünnaku, Keel tõstab. Lepik ja kahene plokk ja paistab, et need olid ruulikäed, mis olid ees ja punkt Järvamaale. 5-7.
aga paistab, et nüüd nagu 2 rünnakut järjest on plokk pidanud, et suurepärane uudis. Nii Pulk kui Lepik nüüd eksisid. Nii, Mesila võrgust, Pärnu saab kätte, Keel tõstab, Lepik. Ja praegu Ruul läks esimesse temposse, ütlus nii-öelda sidemängija Keel võttis ära ja Sadamuses meie poole pealt enam ei läinud plokki ja ilma plokita lööki, et see sina lööks selle ära. ma jätan praegu kommenteerimata siin. Ja nagu ma ütlesin, mehe enesekindlus on kõikuma löödud. Servi igate poolt 1-1 mõlemad praegu. Ja mänguseis 7-7, Sile, suurepärane, et siin 3-6 pealt on toetud järele lausa 7-7 peale ja Sadam läheb servima Järvamaa poolt. Planeerib Alling, Lepik. Ja Tammemäe lõi siia poole võrku, kuidas ta jäi madalaks. Ja taas 8-7, Järvamaa taas juhtimas peale 1-0 ja lähme kiirele tehnilisele timeoutile. Uus Škoda Superb ei ole facelift, see on uuesti sünd. Uus Škoda Superb kasvas kõiges, välja arvatud hinnas. Uus Škoda Superb on kohal hinnaga alates 17 990 eurot. Škoda, simply clever. Sporta, teadlikule tegijale. Nüüd on pannipitsa aeg. Telli pitsa kodulehelt www.pizzakiosk.ee. Naabriproua käis uurimas, kuidas mina oma hoidiseid teen, et mul tuleb alati hästi välja. Mis nõu mina tal ikka anda oskan? Alati ühtmoodi tehtud. Olivia, puhtalt kodumaine rapsiõli. Nii, tere tulemast tagasi. Teine game, seisul 8-7, Järvamaa servimas, Sadam. Planeerib Alling, Lepik saab kätte, tõste, Lepik ründab. Ja ploki vahelt, hästi löödud. Ruul, Keiro, Vantsi plokk, aga ploki vahelt tõesti ja 8-8, Pärnu on viigistanud seisu. Nii, Lepik läheb servima. Igatahes teine game on alanud märgatavalt paremini Järvamaa vaatepunktis kui esimene. Nii, ja tuleb tugev hüppelt serv. Õuekorras vastu ja esimene tempo ja Ruul, Martin Ruul, väga hästi löödud. Et kui serv on ilusti käes ja on kõik hästi, eks ta hakkab kõik sellest servist ja see game on ka tehniliselt mõlema poole pealt vähem eksimusi ja Ruul ise ka servima tuleb hüppert planeeriv ja out igaüks. Eksib, et Järvekülg saatis pikalt pilguga seda palli, aga ikkagi pool meetrit audis. Ja taas seis tasa 9-9. Ja Timo Tammemäe siis servimas. 202 sentimeetrit. Tugev serv. Mesile saab raskustega kätte. Vabandust, Sadam. Mesile ründas. Nii kahene plokk meie poolt. Keiro Vantsi, Virko Vantsi ja tuleb punkt. Korralik löök. 10-9. Ja siin vaatab Nassar ja Raadik vaatavad üksteisele pikalt otsa, Marti Keel ja sügavalt kukalt ja saavad aru, et midagi on juhtunud. 10-9, -1 Pärnu poole pealt ja Järvamaa on mitte ainult mängus sees, vaid lausa juhtimas. Jah, Keiro Vantsi meie sidemängija siis servima. Sa oskad öelda meil, kes on sellel hooajal teine sidemängija meil või hetkel on see üldse koht katmata? Kaur Koiduste peaks olema, kes ka eelmine aasta. Nii, ja Pulk ründab Trossi, et 11-9, nii suurt eduseisu tänavu ja see mäng pole olnud. Aga jah, muidu on Kaur Koiduste peaks olema meil. Aga Pulk eksis juba 3. korda järjest
eelnevalt siis servil, nüüd Trossi ja Keiro ja 10-11 Pärnu poolt vaadatud süksel hetkel võrku, aga riski peab võtma ja Keel servimas. Tuleb tugev serv. Keel, ai, ilusasti sihitud, tugev serv sihitud Virko Vantsi peale ja Virko eksis. On näha, et nad otsivad serviga Virko Vantsit, et järelikult statistiliselt kahjuks pole statistikat esimese game'i kohta, et saaks mingeid järeldusi teha, aga näha on, et otsitakse. Aga seda korda taas Virko nurka, aga exiti ja punkti Järvamaale. Et ega eelmisest hooajastki on meeles, et Virko oli peamine see, keda otsiti. Vastasmeeskonnad otsisid oma servidega. Nii, aga Virko Vantsi läheb servima. Järvamaa juhtimas 1 punktiga, 12-11. Tugev serv. Järvekülg saab kätte. Tõsta Keelilt ja Raadik läheb õuekallas. Keiro Vantsi tõstab. Sadam. Pärnu saab palli üle ja Sadam saab. Blokk ei jõua ette ja 13-11. Taas +2 Järvamaale. Väga hästi mängitud, et muidugi Marti Keel tegi väga head liigutused, et ta tõi selle palli ära, mis praktiliselt oli tegelikult juba võrku minemas ja Pärnumalt hästi mängitud kaitses, aga nii, aga Virgo Vantsi tugev serv. Järvekülg toob palli ülesse. Marti Keel. Sadam. Ja võrgus, Raadik võrgus. Ja paistab, et ega poleks saadud seda palliga kätte, et Sadam on paistab, et tõesti oma enesekindlusse nüüd leidnud, et mitu punkti järjest ja ka tõsted on pigem tulnud Sadamale kui Mesilale. Nii, ja Aavo Keel paistab, et on närvis. Seisul 14-11 võtab kiire. Päris kurja näoga on, jah. Jah, ja ega teame, et tegemist on üsna emotsionaalse peatreeneriga, et kui vaja, siis ütleb meestele nii mõne karmima sõna. Ja kui ennem sai sidemängijatest räägitud, siis tõtt öelda ju ka meeskonna manager Veiko Tihemets on meeskonna nimekirjas olemas ja vajadusel saab sidemängijana tulla platsile, aga parimad päevad jäid Tartu aegadesse. Paistab jah, ja täna ta just mulle ütles, et kehakaal on 111 kilo, et ja kiire poiss. Et võib-olla ennem peab pisut trenni tegema, kui soovib tulla meistriliigast platsile. Või siis suurem vorm lihtsalt osta, see on ka variant. Jah, et praegu vist on see mure. Aga taaskord siis mängu juurde ja Virgo Vantsi tugev seda korda planeeriv ja Raadik ilusti ründas, ei saa ju midagi teha. Blokk vajus enne meest ära ja hästi löödud, seda ta oskab. Nii, aga 14-12 meie poolt vaadatud ja Pärnu kapten Raadik läheb servima. Vana mees, 29. Õuekallas. Keiro Vantsi ja ei saagi nüüd, mis juhtub. Jooksid oma vahel kokku, et Priimägi jooksis eest nagu läbi ja takerdus kuidagi, aga no sellist asja ei peaks juhtuma. Ja -1 Pärnu poolt vaadates, 13-14. Raadik servimas. Pikk mees, 200 sentimeetrit õuekallas. Tõste ja Priimägi läheb ründama. Aga võrgus. Nassar võrgus. Meeskond jah, Nassar võrgus, kuigi tundus, et see löök isegi mitte ei läinud plokki, vaid trossi. Ja Priimägi meie poolt servima. 15-13. Tõenäoliselt planeerib Alling. Nii, Lepiku peale saab kätte Tõste Keelilt. Pulk tuleb ja nii, vastasime samaga. Et Sadam oli ja võrgus. Nii, ja Tammeme tagasi väljakule. Nassar servima. Tuleb suure tõenäosusega planeeriv serv. Ja otsib kindlasti Virko Vantsit jälle see kesktsooni. Nii, Nassar. Palli kätte. Nii, Marti Keel toob üles. Raadik tõstab. Pulk ründab. Läbi bloki. Virko Vants saab kätte. Õuekallas. Sadam.
pall üle, Pärnu saab taas rünnata. Ja Lepik nelja pealt. Nii, Mesila. Ja... No, nüüd oli näha, et see Virko tõsta tagant on raske, et see oleks pidanud lihtsalt üle andma, et oli näha, et vajub ära, aga Mesi läks lööma, et... Ja kahene plokk ees juba asja, et Tammemaa pikad käed olid need. Ja skoor on võrdsustunud, 15-15, Nassar. Virko Antsi, Sadam ründab, oi, Nassar teeb libika ja päästab palli. Lepik. Ja plokist auti. Kahene plokk, aga plokist auti. Ja Pärnu on läinud juhtima 16-15 ja teine tehniline time-out. Nii, kommertsteadete aeg. Unibetis saad aastas vaadata enam kui 30 000 mängu otseülekannet, seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Lisaks anname uutele mängijatele kuni 100 eurot boonust ja tasuta keerutusi. Unibet, mängijatelt mängijatele. Kredit24 toetab Eesti võrkpalli. Ja oleme tagasi Paides E-Piima spordihallis. Meeskonnad tulevad tagasi platsile. Pärnu juhtimas 16-15 ja käimas teine game. Nassar läheb servima. 30 aastat vanust, pikkust 200 sentimeetrit. Ja tõenäoliselt on tulemas planeeriv valing Virko Vantsi peale. Saab kätte, Keiro tõstab, Mesila ja plokist auti. Oli õnne. Jah, et korralikult oli kahene plokk ees, aga seda korda tuli punkt meile 16-16. Ja Mesi oli ise servima siis, jah. Jah, 22 aastat vanust Mesilal ja oi. See servi läinud nüüd väga hästi. Küll võrreldes esimese game'iga on servivigu vähem, aga... Meie poolt 4 serviviga, Pärnu poolt 2. Fulk. Palli kätte, Keiro Vantsi tõstab. Mesila tuleb. Plokk ees ja suudab ploki kõrvalt lüüa punkti ära. 17-17. Taaskord võeti minu mõelest. Oli hästi löödud ja... Lepik tõsta ja Lepik ründab ja 18-17. Nüüd on käinud siin tihe punkti mäng juba tükk aega ja Pärnu +1. Lepik läheb servima. Lähenevad mängumeeste punktid. Nii, Lepik, 22 aastat vanust. Nüüd on täielik segadus. Sadam ja Uue Kallas vaatavad üksteisele otsa ja... See nagu näitab natuke täna, et vähe veel kokku mängud, et uus satsi kui koos. Natuke lihtsalt vead on sees, et... Jah, ja eks oma roll on ka sellele, et Alo Lengertit põhiliberat meil ei ole. Nii. Tugev serv, Uue Kallas saab kätte. Keiro Vantsi. Virko lööb palli üle. Pulk ründab. Kahene plokk küll ees, aga plokist läheb auti. Nii. Ja Pärnu on saanud 3 punkti jutti ja selle peale võtab Willi Vantsi time-out'i. 20-17. Lepikul on olnud servid, mille vastuvõtuga on natuke probleeme olnud ja eks siin oli ka ikka arusaamatus Õue Kallase ja Sadama poolt. Ja see kolmene vahe tuli üsna lihtsalt tegelikult.
Aga kui natuke parem serv kätte ja pigem jälle see natuke tõste kõigub, et nendes kohtades, aga eks talle ka aru saada ja serviga muidugi surub ka Pärnu kõvasti. On näha, et Aavo keel on kindlad juhid andnud, et serviga ei ole mõtet eelitada ja tänapäeva võrkpall on ka selline, et ega kui sa lihtsalt servi annad üle, siis sealt tuleb ikkagi kiiresti litakas tagasi, et serviga peab riske võtma ja Pärnu riskid on ära tasunud, et praegu on Pärnu eksinud servil 2 korda, meie oleme 4 korda eksinud. Aga Lepik uuesti servimas. Usun, et otsib jälle sinna. Eks tuleb... Uued tsooni tuleb kasse serv ja... Nii, Sadamale seekord. Nii, Järvam saab rünnata. Keiro Vantsi, kahene plokk eest, tuleb Pärnu rünnak ja... Tuul jäi natuke hiljaks ja Tammeme pikk mees ka ja... +4. Meie sidemängija tahtis üllatada, aga... Ei õnnestunud. Läbi ja... Vahe. Nii, ja Orutar, kes alustas mängu nii-öelda põhikoosseisus, siis võeti vahepeal Sadama vastu välja, siis tuleb Orutar tagasi platsile. 17 aastat vanust. Et loodetavasti on mehel pikk ja helge tulevik siin Eesti võrkpallis. Nii, Lepik. Ei. Jah, meie kommentaatori puldist tundus tõesti auto, aga... Viiene seeria, nii et tundub, et teise game'i mennute game on Lepik. Jah, et... Ei saa kuidagi hakkama praegu Lepiku serviga. Vaatame uuesti, mida serv. Orutari peale saab kätte, Keiro Vantsi tõstab, aga ebaõnnestub, Mesile lööb palli üle, Pärnu rünnak. Oi, Marti Keel tahtis üllatada. Ja kohtunik eksis, et Vile käis natuke kiiremini, et vaatas, et Keele teine lüke, et kukub põrandale, aga tegelikult Tammemäe sai ilusti nukid vastu, et saab pall oleks üle läinud. Läkski üle, aga vilistas ennem ära kohtunik. Täna Vilemehed on. Nii, hetkel Vilemehed võlgud, sest volli.ee pole veel üleval, aga tõesti, jah, vedas Pärnul praegu, et... Ja 23-17, 6 punkti järjest Pärnule ja ka Pärnu poole pealt tuleb vahetust. Markus Keel. Muidugi täiesti lagunemine meie poolt praegu, et tegelikult number 1 tsooni on rünna servid läinud, Lepiku poolt on vahetati ära, aga tuli sisse Orutar ja Orutar seda servi hästi kätte saanud. Ja see toodi... Sadam sisse, et on hea serv, aga sellest on kõik tsooni tundub. Õue Kallas. Ja Virko Vantsi ründab ja üle pikka aja saab ka Järvama punkti, 18-23. Jah, et jube kahju, et tuli selline ärakukkumine, et... Nii on Sadam meie poolt servimas ja oodame, et tuleb saatun seeri vastu, et natuke veel hingam. Nii, planeerib Valling, Raadik, tõste... Lepik ja Lepiku poolt. Järjekordne punkt. Vaatad Pärnakate mängu, siis kuidagi lihtsalt tuleb see. Jah, ega näha on, et Lepikul ka praegu endal suunurgad kiskusid ülespoole, et paistab, et teise game'i võit on juba endal ka kindel. Tugev serv. Kätte korralikult ja Raadik paistab, et võrgu pealt lööb kohe ära ja 25-18, game'ik 2-0 ja Paide spordihallis juhtimas Pärnu meeskond. Ja nii, tuleb taas järjekordne lühike reklaamipaus. Uus Škoda Fabia röövib kogu tähelepanu. Hind alates 9990 €. Škoda. Simply clever. Sporta.
teadlikule tegijale. Nüüd on pannipitsa aeg. Telli pitsa kodulehelt www.pizzakiosk.ee. Kas sa paned kohe 2 korda päevas või? Ei, ma panen ikka mitu korda päevas. Premium 7. Tangid meil, toetad Eesti võrkpalli. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. ABC Rent. Eesti võrkpalli toetab zone.ee. Paljud restoranikundjad küsivad, mis on Eesti köögisaladus? No mis saladus seal ikka on, kui toorained õiged ja eestimaised? Olivia, puhtalt kodumaine rapsiõli. Nii siis oleme tagasi 3. game'i ootuses, et meie 2 poliitikut unustasime ennast poliitika juttu, nii et võrkpalli unustasime hetkeks ära, aga... No sa oled natuke rohkem poliitik, et ma nüüd katsun olla rohkem võrkpallifänn. Ise olen ikka kingelt võrgumees, et on isegi sel loal juba 2 korda saalis käidud mängimas, et kuidas sinul võrkpallitrenniga on, et... Ei ole, praegu mul üldse Paide linnameeskonna jalgpallisärk lausa seljas, aga... Nii, ja saime ka teise game'i statistikat, et... Nii, ja nagu näete, otse laivist tuli noortebändilt muusikat ja publik võtab marulise aplausiga, tänab nii. Ja meie poolt esimene serv ebaõnnestub ja Pärnu läheb juhtima 1-0. Eelmise game'i huvitav, Tamar Nasser ründas 2 korda ja 100%, et vapusta. Aga kui Lepikust rääkida, siis tema ikkagi rünnaku protsent 71,4. Et ikkagi näha, et on väga hea realiseerija. Ja tuli 2 puudet vist Virko Vantsil vastu. Mitte Virko Vantsil, vaid 2 puudet tuli ja 2-0. Ja eelmise game'i meie siis parim ründaja oli Virko Vantsi, aga... Ja siis nii palju ka, et vanameister Ilmar Mõttus, üks minu lemmikmängijaid, on täna platsile tulnud. Et vahetanud välja siis Mesila. Olen ise Ilmari vastu mänginud. On kõrge hüppega ja tugeva löögiga, et Järvamaa meistriliigas on ta ikkagi Väätsaal käinud meistlemas ja... Jah, et Ilmar on varasemalt ka Rakveret esindanud. No, nüüd kahjuks ei õnnestunud, lõi otse blokki, et tõsta ja natuke, aga... Jõudu ja rammu Ilmaril jagub, et... Vanust on juba minu meelest üle 35. Jah, et siin... Et kui õue kallas on meil siin 34, siis Ilmar on lausa 37. Vana mees. Et küll meeskonna nimekirjas on veel vanem mees, Margus Piik. Aga nagu ennem rääkisin, siis Margus täna ei ole ka pingil ja nii-öelda tippspordiga on läinud rohkem siis amatöörspordi peale ja mängib esiliigat. Aga nüüd siis Pärnu oma ülemvõimu veel rohkem näitab, et 3. game on hakanud meie jaoks nutuselt 4-0. Et samad asjad, aga vaatan võib-olla Vansi nii-öelda väiksed skeemitamised, et siin uued mehed väljakul, et kõik saab tunnetust ja
Ilmar on täis tahtmist ja põrge on veel olemas, et natuke tuli, kerkib veel. Nii, ja Pärnu poole pealt jätkab servimas siis Pulk. Nii, tugev serv ja seda korda Trossi. Nii ja esimene serviga siis Pärnu poole pealt ja. Jah, paistab, et Vili Vantsi punkt siis. Et lõi rütmi Pulgale ära. Virko Vantsi. Nii esimene tempo ja Tammemäe. Jah. Peab ütlema, et jube hästi lette antud, et näha, et seal on mine ja löö. Jah, plokki ei jõudnud väga reageeridagi. Muidugi, kui sa oled üle 2 meetri ka, siis on sealt hea vajutada ka, et. Ja. Nii, aga eelmise game'i nii-öelda paharit meie jaoks siis Lepik taas servimas ja usun, et jälle sinna ühe tsooni aga eksib ja mees ka ise vaatab siin taeva poole, et mis juhtunud 2-5 järva poole pealt. Tunnistame, et Virko ja Keiro Vantsi vist käivad sama juuksuri juurest, et siin külje pealt vaatan, et jube sarnaseks muutunud, et eelmine aasta ikka oli lihtsam vahet teha. Aga üks on natuke väiksem, nii et. Ja. Nii, Priimägi planeerib palling Raadiku peale, Tõõste Raadik ise ründab, kahene blokk ees siin. Ruul mõtus, aga tuleb see pall läbi ploki kätte ja 6-2 Pärnu juhtimas. Tammemaa 202 sentimeetrit. Nii ja. Tugev serv. Oruter, Virko Vantsi, mõtus. Kahene blokk ees, Järvan saab uuesti rünnata. Tõõste taas mõtus ja. Ai, läks kavalat lööma, aga. Napilt taudis, seda oleks väga vaja meil olnud, et seda enesekindlust natuke juurde anda 2-7, et minu meelest vanasti Tammemäe ei servinud, lõi planeerivat, ei pannud hüppelt servi, et näed, Keel on pannud noore poisiga servima. Ja on korralik tugev ja nüüd veab, ei läinud üleval konstruktsioonidesse, Järvamaa saab palli üle, Pärnu rünnak. Ja teevad paipi ja on sees pall, et kuigi Õuekallas algul emotsionaalselt vaidles, aga piirikohtunik nägi väga lähedalt seda asja. Nii, ja 8-2 esimene tehniline time-out 3. game'is. Kommertsteated. Unibetis saad aastas vaadata enam kui 30 000 mängu otseülekannet, seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Lisaks anname uutele mängijatele kuni 100 eurot boonust ja tasuta keerutusi. Unibet, mängijatelt mängijatele. Kredit24 toetab Eesti võrkpalli. Nii, tere tulemast tagasi. Paide E-Piima spordiajal mängu kommenteerimas Priit Värk ja Rait Pihelgas. Skoor 8-2 Pärnu juhtimas ja Tammemaa jätkab servimist. Orutar, Tõõste Keirolt ja Ruul lööb punkti ära. Jah, täna on seda vähe näinud, et tuleks, jah. Kui on tugev serv, siis seda näebki arva, et ütleme, kui me servi kädas ei ole, siis näed esimest tempot ju rohkem, aga ilmselgelt me Pärnu servi ikkagi kädas oleme. Ilmar Mõtus, Raadik võtab vastu, Tõõste, Pulk ja meie mehed on jõuetud. Kui me vaatame statistikat, siis eelmise game'i 45%, siis oli meie vastuvõtt, et natuke madal. Nii, ja Pärnu poole pealt tuli vahetus ja platsile tuleb Gilbert Bergstein. Oi, Orutarilt ebaõnnestunud vastu, et õnneks saame palli üle võrgu. Nüüd Pärnu rünnak, Raadik, kahene blokk ees, Pärnu saab uuesti rünnata ja nüüd blokki jõudnud reageerida Ilmar Mõtus. Küll sai käed alla, aga
aga oli võimetu. 10-3 juba +7 Pärnule. Loodetavasti ei ole nüüd Järva mehed päris püssi nurka visanud, et üsna trööstitu on see olukord. Orutar, Tõste ja Ruul lööb. Et nüüd on paar punkti tulnud Keiro Vantsi ja Ruuli koostööst ja see on hea märk. Kavalalt löödud. Ja mul nüüd paistab, et Kõresaar on võtnud siin lipiku kätte ja vasti võib näha teda ka platsil. Orutar, Lepik ja Ruul saab. Lepiku vastuvõtt ebaõnnestub ja Ruul lööb võrgu pealt punkti ära. 50. Orutar esimeses 2 skeemis serviga nii-öelda eksis, aga esimeses 2 korda, et praegu on näha, et on tugev serv ja poisil on tahtmist, et hea näha, et enesekindlust saanud. Nii, tugev serv Raadiku peale, tõstab. Lihtne vastu. Ei ole Ilmar ka ise, mõtlus iseendaga rahul, et tegelikult oli suhteliselt lihtne lööb. Aga juhtub. Nii, 11-5 ja Kardo Kõresaar tuleb platsile ja Lepik lahkub. ...28 aastat vanust Kõresaarel. Nii. Servimas Raadik ja eksib. Nii, ja veel vahetusi. Jaanus Nõmsalu, tõeline vanameister, tuleb platsile ja lahkub Raadik. Jah, tõeline vanameister. Ma isegi ei pannud nimekirjast tähele, et Nõmsalu veel mängib, aga... Nii. Ruul läheb servima meie poolt. Tõste Kõresaarelt natuke ebalev vastuvõtt. Saab palli üle. Järvamaa rünnak. Tõste Virko Vantsi. Päästab jalaga. Nüüd Ilmar Mõtus. 2 plokk ees. Ja plokkis nii, et meie õnn. Jah, et Järvekülg läks läbi plokilöök ja Järvekülg sai käed alla, aga paistab, et plokk oli võrgus ja... Praegu läks midagi hästi, et Virko Vantsi sai iseenda rünnaku nii-öelda päästetud, mis plokist tuli tagasi ja... Nii, Ruul, Järvekülg võtta küll ja Kõresaar ründab, 2 plokk ees, aga punkt Pärnule. Skoor siis 7-12 Järvamaa poolt vaadates, -5. Nii tuleb veel vahetusi, väljakule tuleb number 3 ja number 9. Jah, lahkub Tammemaa ja siis platsile tuleb Harri Palmar. Servimas, planeeriv serv. Orutar, Tõste, Virko Vantsi tuleb, 2 plokk ees ja meie õnneks tuleb punkt. 8-12, aga Pärnu on siin juba 4 vahetust teinud, et eks Aavo Keel tunneb, et mäng on kontrolli all ja laseb ka teistel meestel proovida. Natuke me järgi tunda, jah, et siin on natuke Pärnu meeste vahetusi. Keiro Vantsi, tugev serv ja kõva 5 meetrit platsilt väljas. Esimene servi eksimus see game meil. Nii. Gilbert Bergstein. Küll rahvus on näidatud eestlane lausa, et... Ma tahtsin just küsida, et kas tegemist on Läti või Leedu mängumehega. Nii. Friimägi tõstab, Mõõtus ründab ja Bergstein saab käed alla. Nõmsalu päästab, Kõresaar ründab, aga Virko Vantsi toob üles, taas Mõõtus saab rünnata raskes positsioonist ja 3 plokk ees, aga katuse riivest tuleb punkt Järvamaale. Ladva ploki ladvast. Jah, 9-13 peaks olema, et... Natuke meil õnne olnud ja mehed on mängul natuke rohkem energiat ja eks Pärnu vahetuste ralliga on mõõtunud seda. Aga taaskord hea serv meie poolt Virko Vantsi. Järvekülg toob palli üles, ründab Kõresaar, aga ei midagi. Ja vanameister Ilmar Mõtus siis. Paistab Priimäega 2 plokk ja paistsid, et nended Mõtuse käed, mis tõid meile punkti. -3. Pole midagi, et nüüd 1-2 punkti veel ja siis on kohe kõik ilusam, et Aavo Keelel on ka siin suunurgad allapoole vajunud. Ai, Virko Vantsi
analoogselt vennale paneb siin mitu meetrit auti. Nii siis Kõresaar servima. Kado Kõresaar, 28 aastat vanust, tugev serv ja palling, et Orutari õuekallas mõlemad astusid eemale, vaatas, et pall jääb auti, aga ei. Lipukohtunik ütleb, et sees. Kõresaar on väga hästi mängu lülitud tegelikult, et ja serv ja mõlemad 3 tõstet on tõstetud, 2 on neist ära löönud. Nii ja 15-10 seisul võtab Villi Vantsi kerge mõttepausi ja paistab, et meestele niivõrd ei räägi, kui Keiro Vantsiga peab seal nõu natukene, aga eks see ole pigem niisugune rahustamiseks võetud paus. Pärnu mängib praktiliselt siis teise satsiga, et põhiviisist on läinud ei olegi alustavates peale sidemängid libero. Jah, ja kui mängupilt pole täna niivõrd rõõmustav olnud, siis ütleme nii, et saal, kahjuks seda küll ei ole näha telepildist, aga saalis on ikka oma 300 inimest, et ka möödunud hooajal oli Järvamaa see, kes tõi kõige rohkem publikut saali. Nii, ja skoor 16-10, minnakse tehnilisele time-outile. Pärnu juhtimas +6 ja paistab, et enesekindlust küllaga, aga taas väike. Uus Škoda Superb ei ole facelift, see on uuesti sünd. Uus Škoda Superb kasvas kõiges, välja arvatud hinnas. Uus Škoda Superb on kohal hinnaga alates 17 990 eurot. Škoda, simply clever. Sporta, teadlikule tegijale. Nüüd on pannipitsa aeg. Telli pitsa kodulehelt www.pizzakiosk.ee. Ma olen alati öelnud, et sa oled see, mida sa sööd. Huvitav, miks need minu salatid küll alati nii ilusad, värskusest pakatavad ja maitsvad on? Olivia, puhtalt kodumaine rapsiõli. Nii siis ja Kõresaar taas servimas ja tuleb tugev hüppelt serv, aga õnneks meie auti. Ja, et 2 meetrit auti, Kõresaar vabandab oma meeskonnakaaslast ees. Nii, 11-16, Priimägi läheb meie poolt servima. Tuleb siis planeeriv serv suure tõenäosusega. Jah, paneb siin Vanavesti Nõmsalu ja esimest tempot mängib. Ei olnud probleemi jah, siin praegu servi vastuvõtuga ja said esimese tempo rünnaku. 17-11, Pärnu juhtimas 6 punktiga. Markus Keel siis on tõstmas Pärnu poole pealt. Ja number 9 on servimas Palmar. Orutar eksib meie poolt servi vastuvõtul ja Nõmsalu tuleb rünnakuga ja vana meeskonnakaaslane Õue Kallas ei suuda seda palli üles tuua ja punkt. Järjekordne punkt Pärnule, 18-11. Et juba sai öeldud, et homme mängib Järva meeskond TTÜ-ga ja homme mängib ka Pärnu meeskond. Nii, järjekordne punkt, et nii siis Ilmar Mõttus ründas plokki. Et jah, jäin võlgu, et Pärnu meeskond mängib homme siis Tallinna Selveriga, et siis Pärnu poolehoidjat jätke. Aga kiire vahetus, Orutar platsilt ära ja Sadam platsile, et täna on seda vahetust juba korduvalt tehtud. Ja Järva poole pealt vaadates -8. 19-11, Pärnu on jõudnud juba
game'i viimasesse kolmandikku, 6 punkti veel vaja ja siis on mäng läbi. Nii. Virko Vantsi tõstab, Keiro Vantsi. Ja Ruul tuli lõi ära ilusti, et korra hakkas tekkima segadus, et vaatas Vantsi ja Õuekallas vaatas üksteisele otsa, kes võtab, aga Vantsi võttis ta ilusti vastu ja Ruul sai ilusti ära löödud, et aga seis on meie poolt ikkagi nutune, 12-19, et Einmar mõtlus servimas ja tuleb võrgu riipsust nii ja mängivad Paipi ja Kõrasaar lööb ära 20-12. Et jah, et kui ära meeskonna poole pealt siin niisuguseid positiivseid momente otsides, siis paistab, et Keiro Vantsi ja Ruul on paar korda suutnud ilusasti koostööd, sujuvad koostööd näidata ja toonud punkte. Ja meil on ka Toruter siin noor mees, sai käe valgeks. Nii, aga läbi õnne nüüd, et tõste oli selgelt madal, aga Ruuli õnnestus see nagu anda üle, aga ütleme nii, et ei ole pall hästi käes ja ei ole seal sidemängijal ka selle palliga nii edasi midagi toimetada, et väga keeruline. Et on keeruline jah, ja ka diagonaalide poolt näeme, et Mesila on välja vahetatud ja Mõttus on juba nüüd tükk aega sees. Et Mõttus on stabiilsem ikkagi, praegu tundub, et need rasked pallid teeb mängu, aga nüüd ilus rünnak Pärnu poolt ja 21-13, et nelja pealt ilus rünnak. Aga mida siit mängust kaasa võtta, ikkagi see tegelikult, et mina ütlen, et meil võiks julgelt olla parem servi vastuvõtt ja muidugi ka servid, et jah, et paistab, et tunneme puudust Alo Lengertist, eks ju, et just servide vastuvõtul, aga kiire vahetus oli ja 19-aastane Karl Lillest tuli platsile. Võttis Keiro Vantsi välja. Sidemängija ja kavalalt esimene punkt. Kui ma ei eksi, siis peaks olema ka see Karl Lillesele esimene meistriliiga mäng ja kohe punkt, aga ma võin ka eksida siin kohal. Aga kehtes ennast ilusti võrgu pealt lükkas ära, et nagu Gert Tooval. Ilusti esimene tempo Ruulile ja peab ütlema, et Ruul on Mihkel selle peale, et kui on keerulist üleval, siis lööb ära, et on 3 punkti on tulnud nii, et ei ole küll litakat tulnud, aga pall on maha kukkunud. Aga võrkpall on peaga mäng, et ja Ruul servimas. Jah, et Ruul on olnud niuke näidanud ennast täna positiivsest küljest, et ülejäänud meeste puhul on ei saa öelda, et ebaõnnestunud kõik, aga Ruul on silma paistnud oma kindlusega ja just selle targa mängimisega, et ta ei ole sinna jõudu pannud. On hästi sulanduv võistkond minu meelest ja nüüd lõi muidugi kahe pealt lõi hästi Pärnu poole pealt, et ilusti blokkis mööda joont. Tavan Nassar servimast tuleb siis ümberplaneeriv serv ühe tsooni. Sadan tõeste Mõttusele kahene plokk ees, aga tegelikult lõi lausa trossi, et 24-14 ja märkamatult on jõudnud 3. game viimasesse faasi ja Pärnu vajab matšpalliks ühte punkti. Vabandust, Pärnul ongi matšpall käes ja seda saab esimesena siis Nassar lüüa. Planeerib palling ja ebaõnnestub. Pärnu peateener, et 100 liiga hooaja esimene mäng, et 3-0 kindel võit. Kuidas meeste esitlust esile tood? No me mängisime suhteliselt selles mõttes päris normaalselt, et ega siis
Järvamaal pole midagi häbeneda, et nad ongi paberil nõrgem meeskond ja täna see paber osutus ka tõeks nagu platsi peal, et nad teises game'is punnisid ilusti vastu ja veel kord minu jaoks oli see selles mõttes väga tähtis mäng, et kui sa mängid nii-öelda paberil nõrgema meeskonna vastu, siis on pahatihti juhtub niimoodi, et oodatakse seda 5 viimast või 6 viimast punkti, et küll me siis võtame, et selles mõttes täna Pärnu meeskond suutis mängida ka suures eduseisus täiesti nii-öelda kogu tähelepanuga ja ka siis, kui ikkagi Järvamaa teises game'is sealt game'i keskel game'i alguses 6-1 spurdi tegi ja punnis seal veel ette 3 punktiga meist, et siis nagu ei tekkinud sellist nii-öelda paanikat, et Järvamaa punnis seal väga, väga kõvasti vastu ja lõpus siis hakkas meie serv nagu tööle sealt, et sealt siis tuli see teise game'i võit meile. Vaatasin, et 3. game'is sai ka meeskonna teine koosseis praktiliselt platsile pandud ja väga stabiilset mängu näidati, et kuidas homse valguses, kui vastaseks on Selveri Tallinn, et kas on oodata ka rohkelt vahetusi? No ütleme siis niimoodi, et tegelikult, et antud juhul ma ei julgeks nagu kindlasti öelda, et nüüd on esimene koosseis või teine, et tegelikult on meil natukene, kuidas ütelda, kas nüüd olude sunnil või sellisel hetke, sellise vormi teema, et need 6 meest, kes alustasid, et nemad on selline nii-öelda stardikuvik hetkel, et pigem me võime nagu rääkida võib-olla nii-öelda sellistest meestest, et kes nagu enam-vähem kindlalt alustavad, et kindlasti on see Libero Järvekülg, kindlasti on see Indrek Pulk ja tõenäoliselt on ka see Timo Tammemaa, kui nüüd mehed terved on kõik, aga ülejäänu seltskonna kohta tegelikult ma arvan, et meil on see mängukoormus päris kõva ja kui meil kõik mehed terved püsivad ja nüüd see Läti leegionär meiega ka liitub peale operatsiooni, mis tal eile toimus, et siis ma arvan, et me Pärnu puhul me ei saa päris rääkida, et see on nüüd põhikoosseis ja see ei ole, et ma arvan, kuni detsembri siin lõpuni sisuliselt, et kui me mängime siuke rütmis enam-vähem 3 mängu nagu nädalas, et siis me vajame absoluutselt kõiki mehi ja enam-vähem kõiki mehi te täna siin nägite ka peale ühe. Aga suur tänu Aavo Keelele ja head hooaja jätku, et loodetavasti õnnestub ka tiitlit kaitsta. Nii, vaatame sinna üleval on siin, kes on. Nii, ja võtan kommentaari ka Järva meeskonnalt peatreener Villi Vantsilt, et täna oli tugev vastane Pärnu meeskond. Ütleme nii, et skoor räägib enda eest, aga kuidas see meeste esitlustega rahul oled ja kas tooks ikka kedagi esile? Me mängisime nii nagu oli oodata, et midagi väga head ei olnud. Esile tõsta võiks ainult Ruuli. Et tema paindlikkus rünnakul, et see oli, ma usun, et ka Pärnul pealtvaatajatele nähtav ja tegi Pärnule peatalu, et suutis punktiks mängida ka ütleme, ebakvaliteetse tõsta. Aga teised, igal mängijal oli natukene puudus ja esimene mäng, et midagi nagu üllatavat ei ole selles mõttes. Vastane oli jõuga üle ja võib-olla natuke kripeldab, et 3. game, kui vastane nagu terve võistkonna praktiliselt välja vahetas, et me siis ei lasknud neil punkte võtta, vaid tegime ise nagu poisikesed lihtasi vigasi, et seal oleks võinud natukene neid ärevaks teha, aga kahjuks me seda võimalust ei suutnud ära kasutada. Jah, et tõenäoliselt tegi ka mängu keerulisemaks asjaolu, et meeskonna põhilibero Alo Lengert sai vigastada siin mõned päevad tagasi. No jah, praktiliselt viimases treeningus,
et loomulikult me pidime nüüd midagi ette võtma ja seekord mängis Kristjan, eks ma nüüd läheme arutame, et homme on teda vaja igal pool, et me peame nüüd nuputama, kus kohal tema panus nagu võiks võistkonnale kõige parem olla, et iseenesest ta on ju kogenud mängija ja vastuvõtul täna oli näha ka, et tema poolt oli vastuvõtt perfektne, et aga jah, rünnakul Mirko kohati sai väga hästi hakkama, aga ütleme see teine nurk oli võib-olla, statistikat pole nüüd näinud veel, aga tundub, et sealt poolt kärisesime nagu rohkem. Ja kui Pärnu meeskonnal oli selge eesmärk on tiitlik kaitsta, siis kuidas Järva meeskonnal nii-öelda hooaja lõikes, mis on eesmärgiks seatud? Eesmärk on muidugi mängida kõik mängud maksimaalselt ja ma ise siin rehkendasime, et kui me suudame otsustavad mängud oma parimat mängu näidata, et siis oleks reaalne võidelda ikkagi 8. koha peale, mis siis teatavasti annab nagu play-off koha. Ja kui me sellega hakkama saame, siis ma arvan, et me oleme hästi toimetanud, et väike klubi, võib-olla mõne jaoks väiksed eesmärgid, aga meie jaoks ikka küllaltki selline ambitsioonikas nagu eesmärk 8 hulka, see tähendab, et me peame siiski 5 võistkonda nagu endast tahapoole jätma. Eks hooaja edenedes ole see näha, kas suudame või mitte. Aga aitäh kommentaaridest, Villi Vantsi, ja loodetavasti hooaja eesmärgid saavad täidetud. Ja ülejäänud pealtvaatajatele siis teadmiseks, et Järva meeskond mängib homme Tallinnas TTÜ-ga kell 5. Nägemist!